Nii, aga head volinikud, linnavalitsuskülalised, alustame Elva linnavolikogu juunikuu istungiga ja teie ees on volikogu istungi päevakorra projekt. Kes on selle poolt, palun jääge märku anda. On vist 11, jah, 1, 2, 11 ja 12. Nii, aga alustame ülevaatega linnavalitsuse tegevusest ja ära linnapäeval. Tere ja väike ülevaade siis alustuseks nagu alati eelarve laekumisest. Seisuga 31. mai on põhitegevuse tulude eelarve täitmine 48,7%. Sealhulgas üksikisiku tulumaksu laekumine on 41,7% eelarvest planeeritus ja vastab prognoosile. Tulusid kaupa ja teenuste müügist on laekunud 43% eelarvesse planeeritus. Saadavate toetuste eelarve täitmine on 61,3% ja paljud eelarvesse arvatud toetused on laekunud kogu summas. Põhitegevuse kulude eelarve on seisuga 31. mai täidetud 42,1%. Investeerimistegevuse eelarves ette nähtud tegevustest on lõpetatud Valgamaante 18A hoone katsuseremont ja staadioni kartaankatte renoveerimine. Käesoleval aastal planeeritud suuremad tänavate ehitamise ja renoveerimise hanked on läbi viidud ja lepingud sõlmitud. Renoveeritakse siis Tartu maantee kõnnitee, Pika tänava ja Superranna tänava vaheline lõik, ehitatakse välja kõnnitee Vedaverede äärde, topelt pinnatakse Palutee ja Tansatee ja samuti on võetud Vellaverede piirde väljavahetamise hinnapakkumise, mis eelmine volikogu meil jutuks on. Linnavalitsus eradas reservfondist 10 000 eurot Elva kooli vilistlast nõukogule koolipoisi kultuuritoetuseks. Kultuur paigatatakse kooli 100. sünnipäevaks Tartu maantee koolimaja ette. Kohtumisel haridusminister Jaak Aaviksooga sai selgeks, et tugispetsialistide palgatoetust sellel aastal suurendada. Elva linn saab 1,5 koha palgakatte riigieelarvest, kuid meil on tööl 5 inimest, 2 logopeedi, 2 psühholoogi ja sotsiaalpedagoog, lisaks veel 2 pikapäevarühma õpetajat. Ja järgmise aasta riigipoolset toetust ei ole ka kokku lepitud, et selles küsimuses on veel vaidlused päris teravad ja nagu te olete lugenud, siis PGS-ist ehk põhikooli ja gümnaasiumi seadusest võeti üldse järgmise aasta rahastamisteemad välja. Elva linnavalitsus esitas EAS-ile toetuse saamiseks noortekeskuse renoveerimiseks. Meie taotlus rahuldati ja eraldati ligi 32 000 eurot. Plaanis on saunamajas paigaldada küttesüsteem ja uued aknad. Kui täna kiidetakse heaks Jaani tänava korteri omandi võõrandamine, siis suunaks korteri võõrandamisest saadud vahendid noortekeskuse renoveerimiseks. Toetuse kasutamise lõppedes peab noortekeskuse teine korrus olema kasutus valmis ja tähtaeg nendel töödel on novembri lõpp. Skatepark peab valmima selle kuu lõpus, kui ilm lubab betoneerimistöid teha. Tänase seisuga on linna heakorra spetsialist teinud 19 heakorraalast ettekirjutust kinnistuomanikele, kelle hulgas on 14 eraisikut ja 5 juriidilist isikut. Juuni alguses vaadati üle vee- ja kanalisatsioonitööde käigus teostatud haljastuse ja tänavate taastamine ja garantiitööde teostamise tähtaeg on 8. juuli, nii et need nimekirjad on meil kõik olemas. Ja Tõnut küll siin ei ole, aga lõpetuseks tahan tänada osaühing Maretrex ja tema juhatajat Tõnu Aigot Elvasse enne riigi valmimise toetamise eest, et siin on ka väike tänukiri ja meene, mis enne riigi avamisel üleandmisele Tõnut ei olnud, aga oodame, et veel täna tuleb. Minu poolt see kõik. Aitäh, küsimused? Minu üks küsimus puudutab seda noortekeskust, et see on muidugi väga positiivne, et toetust saame selle jaoks, et seal nüüd aknad ja küttesüsteem korda loodetavasti, aga kas see maja nüüd iseenesest on mingi ajal sellest jutt, et see maja on küllaltki vana ja amortiseerunud nagu tervikuna, et kas need põhikonstruktsioonid nagu peavad vastu, et kui me teeme seal nüüd, seame nagu noortekeskuse sisse, et siis selles mõttes, et see maja ise nagu ülejäänud osas peab nagu vastu. Põhikonstruktsioone, ütleme, on kontrollitud juba, kui Tõnu või TV
veeettevõte või veeklubi tahtis ujulat ehitada, siis sai need konstruktsioonid kontrollitud ja tegelikult need konstruktsioonid on üsna tugevad ja paksud seinad, et Eesti või on täpsemalt infot selle maja seisukorraga. Tegelikult siin 1 kuu aega tagasi on palju ettevõtjaid või on praegu ka, kes soovisid teha sinna esimesele korrusele keeglirada. Ja nad lasid omalt poolt teha sellele hoonele ehitusliku ekspertiisi ja tegelikult see ekspert, kes seda hindas, oli Tallinna Tehnikaülikooli ekspert, et tema seisukoht oli, et hoone põhikonstruktsioonid on väga heas seisukorras. Aga keeglirada sinna ei tule sellepärast, et nendel on vaja kõigi vaheseinade väljalõhkumine ja sellisel juhul nagu hoone toestamine ja sidumine läheb niivõrd kulukaks, et nad ütlesid, et meil on odavam ehitada uus hoonega, sellele tegema juurdeehitust ja väljalõhkumist. Aga põhimõtteliselt põhikonstruktsioonid on korralikud. Nii, palun, jah, Fred. Kui teema juba sinna läks, siis kui hoones täiendavad investeeringud, plaanid ja kommunikatsioon, akendavahetus, kas saunateenuse taastamine on ka tõenäoline või võimalik üldse selle suund? Ei ole. Praegu ei ole, mitte praegu, aga sinna ei ole seda planeeritud. Et see võimalikkus on nagu igalisest arvestajat? Sellest majast küll praegu selle projekti ja seal ei ole mõistlikke sauna pidada, seal ei saa. Rein, palun. Gümnaasiumi ette ja tegekoolid vist alustati juba väljastutöödega ja gümnaasiumile ka enne lõpetamist. Monika tegeleb, ma ei tea, lõpetamine on juba selle nädala. Selle nädal on tulnud kogu tööd on alustatud. Puiesteed oli küll juba alustatud ja praegu peaks need lilled, suve lilled on juba kindlasti on rõiksavad. Nii. Loodame, et saab. Rein Kurasa. Ma täpsustan, kas see koolipoisi skulptuuri jaoks on sisuliselt 10 000 euri? Me jagame reservfondist 10 000 eurot ja raha ei ole üle kantud vastavalt laekunud arvetele. Me kanname ta Vilistas nõukogule, me teeme sihtfinantseeringu. Aga selle hinna pakkumine kõik kokku, skulpturitöö, valamine, paigaldamine on kokku 14 000, et me loodame, et ikkagi Vilistased ja sponsorid leiavad ka mingi osa. No üht-teist on kogunenud juba kuskil 2. Praegu läksid esimesed arved, me kandsime 3500 eurot kokku üle Vilistas nõukogule, mis oli siis kultuuri... Eve jaoskab äkki mäletab seda, mis seal arve meil oli esimesed tööd nii-öelda said. Ma küsiks veel, et kui see idee tekkis, siis ma saan aru, et see on nagu Vilistas nõukogu rida ja selle tahaks nagu ei allunud siitpoolt mingile kriitikale või põhjus siitpoolt, aga oleks eeldanud, et selline skulptuuri tekkimine avaliku ruumi natukene, siis on, kui linnavalitsus on nii piskelt toetab, siis oleks nagu läbi arutama avalikkuse. No ütleme nii, et avalikkuse eest seda aasta lõpus oli Elva Postipoisis isegi teade, et on kuulutatud välja avalik konkurss koolipoisi kooli skulptuuri valmimiseks ja need koosolekud, mis siin linnavalitsuses lõpuks olid ka ikkagi avalikud, et midagi varjatud ei ole. Tõnis Paberid, Elva kooli vilistlane tegi selle kavandi eskiisi. Vilistlased on olnud päris aktsioonis, ma ei hakka kommenteerida, midagi varjatud küll ei ole. Ja lehes kuuleti ka. Mul on sama küsimus, et ma olen ka Vilistas kooli vilistlane ja ka natukene toetanud selle kuju valmimist, aga nüüd kui juubel on tulemas, siis on nagu tekib küsimus, et pigem on neid koolikuid asju nagu film ja raamat veelgi, et kas see kujule 10 000 euro eraldamine on kõige otstarbekam plaan. Ma mõtlesin äkki Leelus kommenteerides. Ma võin ainult nii palju kommenteerida, et laupäeval oli Vilistlas kogu koos ja seal toimus erinevad arutelud, raamat, film, põhiteemad, et kas on rahastatud, kas on valmis, kas on sisu ja nii edasi ja koos leiti härra Are Altraega eesotsas
filmiga on kõik okei, sinna tuleb natuke veel raha lisada, tema lubas uuesti toetada ja raamatu sisust kandis Taivo Päev ette, ütles ka, et sisu on enam-vähem koos, ütles oma eelarve ja ütles ka selle, et kui seda raha ei tule, siis leitakse teised lahendused, et tema selle raamatu välja annab. Mis puudutab veel filmi rahastamist, siis tegelikult läbi Elva linn, läbi koolieelarve ja läbi projektide on, ma arvan, seda filmi ka toetanud kuskil 40–50 000 krooniga tollel ajal, et viimasel ajal on toetanud, alguses on toetanud läbi projektidega, seda mäletan ise. Nii, no Eemilist oli. Minu küsimine on, et milline on üldse selle sauna nägemus, see, et Ülemkogus on noortekeskus, mis saab algusest, mis saab fassaadist, ümbrusest, et mis on mingi globaalne nägemus asjast või on täna tulekuselt on need 50 ja asja. Selge see, et meil on ikkagi nägemus olemas ja kui seda keegi ei tule, siis meil on teatavasti huvikoolid, huviharidusel ka väga kindlas käes, ja mul on praegu laua peal üks avaldus, kes tahab kohvikult sinna teha. Ja kindlasti me läheme järgmises voorus veel küsima toetust, et ka see fassaad ja katus korda teha, igal juhul me neid vahendeid otsime. Just, et see maja on üks korranud, maja on enam ongi korranud see park lähed ja igal juhul tuleb see maja korda teha. See kuulmine, et nüüd korraga selgus, et vaheseilmine saab ära võtta, minu arust see on elementaarne, kui inimesed sees käivad ja vaatavad, on keegi saali vaja 50 meetrit ruumi, siis loomulikult see on siledat ruumi, et see tundus selline õhumüüjad võitmist olema. Ei, küsimus ei olnud, tähendab, kõik teadsid, et tähendab, neid saab ära võtta. Küsimus on selles lihtsalt, mis see äravõtmine maksma läheb. Sellise ehitisi juures pilastrid ära võtta ei saa, tegelikult juba see on nagu kaardimaja kokku, aga saab vastavate toestustega kindlasti. Homme kell 11 läheme siis huvikooli ja noortekeskuse esindajatega, linnavalituse esindajatega sinna saunamaja juurde veel neid ruumiplaneeringuid ja vaatame koos asjad üle. Hetkel on seal 2 rentnikku, eks ole? Või rohkem? 2, jah. Ja Otto. Ja Ülemiste koduse jaoks taotletakse praegu summasid, mis on Ülemiste tegelikult on, me taotleme summad on see, et me paneme sooja sisse ja akende vahetus Ülemiste koduse meil peaks oma vahendist korda tegema, meil on eelarves nüüd 20 000 on meil, ütleme, nende remonditöödeks eelarves olemas. No nii palju veel visioonist võib ütelda, et mitte homme ei ole esimene minemine või homme X-kord minemine, et me oleme noortega, me oleme huvihariduse õpetajatega, kui te näete, päevakorras on Jaani 7 võõrandamine, see tähendab, et noortekeskus tahetakse seal maha müüa, see tähendab, et noored on juba tükk aega teinud oma nägemused, mis seal majas saavad olema ja teine korrus on tõesti esimene, millele hammas hakkab peale rahaliselt hinna poolt. Et siin ei tule kohe ka mitte ainult noortekeskus, vaid tuleb Jaani 7 olevad 2 huviringi pluss Kesktänava 21 Putkas olev 1 huviring, et need lähevad kohe sisse ja siis vastavalt järgmistele visioonidele ja võimalustele rahalistele täitub esimene korrus huvitegevusega. Nii, kas on küsimusi veel? Jah, Reet. Mul oleks teisest teemast küsimus, et Kesktänava majanduse fassaadiga, need on ka läbi käinud mitme korra, et kõik on nagu väärne kulub iga kuu järjest rohkem ja suvi käes, et võiks nagu proovida mulle, kas midagi saab ette võtta, kas varahalduse fassaadiga või vastas olevad hooned kuidagi toetada, motiveerida ja küsida, kas on abilärdus. Varahalduse maja on meil plaanis ära remontada ja värgida. Ja värgida. Värgimist läks viisib, aga millal see plaanis peaks olla? No, kui nad seal elanikega kokkuleppele jõuavad, teatavasti pool maja on ju erakätes. Aga ma arvan, et siin lähinädalate jooksul saab seda teha. Aga eramajade suhtes, siin ei ole head mõjuks vahend. Jah, Aimar. Tahaks küsida veel 2 hoonet, mis nüüd linn sai endale tegemist nende lastekodu hoonetega, et mis funktsiooni need peaksid hakkama teha?
selle nägemus? Ühes hoones on perekodu kontor teisel korrusel ja esimesel korrusele tuleb lastepäevhoid. Teine hoone on plaanis meil hinnagi seda perehoidu, aga praegu meil vahendid ei ole seda maja renoveerida. Kas perekodu kontor on, nii-öelda siis perekodu on omaette üksus, mis ei allu täna linna, eks ole? Sihtasutus, ta on Elva linna sihtasutus. Nojah, see on rohkem majanduslik pool, et täna on võimalik 1 euro ruutmeeter rentida kontoripindal selleks tervet maja kütta, et mis on otstarbekas. Punkt 1, punkt 2, et kas me siis pakume täna põhimõtteliselt laste päevahoidule, kes on erakätes juba tegutsenud, pakume linna poolt omaette konkurentsile. Et milleks see vajab? See on kogu aeg läbi käib, kas meil on ikkagi sügisel jääb lupu alles, meil on lasteaiakohtade selles mõttes puudus, et me oleme sunnitud avama ka perekodus ühe lisarühmaga. Vaatavalt sellele, et lupu on olemas, jah? Jah, lupuga on ka kokkulepped olemas, et sinna saab ka 15 last. Ja vaatavalt sellele ja meil ka kohta puudu, jah? Nii väga. Teise maja kogu ei ole nagu perspektiivi, jah? Ja on projekt olemas. Need vajavad kütmist ja... Ei, seda maja ei kööta tegelikult. Aga maja ei kööta, siis ta arvab. Mida peab ikka kütma? Tegelikult perekodul on ikkagi väga konkreetsed plaanid selle majaga olemas ja nad näevad, et nad sidustavad enda teenustega selle maja ära. Praegu on küsimus, et kuidas maja korda tehakse, et teatavasti see on ka muisuskaitse olev majas ja teine, et selle korda tegemine on seda võtta. Me oleme ilma konkurssi korraldamata täna, sest need majad põhimõtteliselt neile rendile. Riik andis meile. Riik andis linnale. Riik andis otse perekodu. Perekodu. Üleilme volikogu ei suht läbi, et riik ehitas 4 maja ja me saime 2 maja endale. Kõik majad läbi, ütleme, sihtasutus on Elva linna moodustatud sihtasutus. Me oleme ainu asutaja. Sotsiaalministeerium ehitas 4 maja üleüldse Eestis hästi palju neid veel. Ja üleilme volikogu ütleb, et me saime riigid 2 maja, need on lastud. Me saime kõik majad, nii need uued majad kui vanad majad. Kõik anti sihtasutus. Elva linn moodustas sihtasutuse oma perekodu ja riik andis kogu selle endise lastekodu vara, andis sihtasutuse. Sihtasutuse vara on kaudselt ju... Kui me oleks ütelnud, et me tahame neid majasid selleks, et me müüme nad maha või hakkame välja rentima, siis ma arvan, et riik oleks need majad ise maha müüda, ei oleks neid üldse no jah, see ma arvan, ma oleks. Aga tähtis on see, et see asi funktsioneeriks, et nad ei jää seisma nii, kui asjade Elva vanemast majast pool ja tegelikult see on sama jube nagu enne, et kui me midagi soetame, siis peaks selle leidma ka järgmisest eelarveaastast vahendid, et see suudaks korras hoida või korda teha. Tänases kontekstis see sama, mis ta on Tartumaal, see koolimaja nurgas, see maja. See tegelikult on jube, kui seal siit peaks küll, et pool on Elva linna oma, siis see oleks hästi piinlik. Ja nii võib juhtuda kütmata majadega samamoodi seal metsa. Kai endise perekodu juhatajana võib-olla oskab öelda, mis visioon on tegelikult, on perekodu väga konkreetne ja kindel nägemus. Sellest on räägitud paar volikogu pärast. On räägitud, jah, ma lihtsalt tahtsin rääkida kaugele asjaga jõudnud. Teenuseid hakata arendama, aga eks otsitakse raha, kas fondidest tuleb. Kas on võimalik Fakt on see, et linnal endal ei ole seda raha neid kordasid teha. No see on arusaadav. Nii, aga jah, palun. Mõtle viimase. Et muuseumi kohta tahtsime küsida, et muuseumi hooned, et esiteks, kas on midagi kuulda olnud, mis riik nendega edasi plaanib teha, kas otsus on tehtud, jah. On uudisid selge. Ja siis ma küsin kohe teise küsimusega ära, kuidas raudteejaama püsinäitus. Püsinäitus on teoks ja iga kuskil, ütleme, 2 kuu tagant saab see nõukoda kokku ja vaadatakse ekskursiooni osa üle ja homme on järgmine koosolek. Just, et homme on järgmine koosolek. Millal vaadatakse?
millal külastada? näitus ikkagi me enne septembrit ei saa avada, kuna meil on EAS-i 5 aasta nõue peal selle ekspositsiooni. Ja kuidas nende maja sellisest? Majad on kinnisvara riigihinnad valale üle antud, aga mis neist saab? Selge. Jah. Kuna siin on juttu sellest saunamajast, siis ma oleks ka veidike huvitatud, et kui see saun kinni pandi, siis räägiti volikogus niisugust juttu, see kukub homme kokku või seal ei saa sauna enam pidada, seal on käinud vastav komisjon peal, need olid jutud. Ja kõige tähtsam, et korster on läbi. Nii, nüüd siis, kui antakse seda noortekeskusele, ega mina selle vastu muidugi ei ole, et seal Eesti hakkaks tegutsema, aga kui nüüd noortekeskusele, siis seal samas ju peab hakkama küttima, siis peab see korster ka korda kõrgema. Läheb kaugkütte peale, nüüd ehitatakse välja keskkütte. Kaugkütte, ja teiseks, et aga mis on Elva linna nägemine, kus siis lõpuks Elva rahvas ikka selle sauna saab. Täna ta käib Rõngu vallas saunas, mille lavavõim on 4 inimest kõrvuti. Kui eraettevõtjad tahavad seda teenust pakkuda, siis Elva linn on koostöös eraettevõtjatega kindlasti nõus samamoodi panustame, kui me praegu panustame tervisespordikeskusesse. No jaa, aga ma teate, saunateenus ei ole kohaliku omavalitsuse kohustus teenust pakkuda. No aga siis, kuidas siis Elva linn üldse oma elanikkonna suurim, siis tal ei ole siis seda elanikkonda võib-olla vaja, sellepärast see 10% või 15% Elva linna elanikku on ära läinud, et sauna ei ole, pangad pannakse kinni, see ei ole linn enam, see on küla, aga sellest peab seisma ju Elva linn. Ma saan sellest aru, siis kui sauna kinni panemine oli, siis ei olnud seda vaja, nüüd kui noortekeskus, siis leitakse raha ja saab teha. Keda siis Elva linnale vaja? Elva linnale on vaja maksu maksta, kes tooks raha. Aga ma vaatan, et Elva linn ei jooni sellest üldse, absoluutselt oma inimesed. Ja ma ei tea ühtegi Elva või ühtegi Eesti linna, kus saun oleks mingi kasumis. Sauna doteeritakse suurte summadega, on ta siis, ütleme, võtame see sama Saue, oli samu 5500 elanikku nagu Elva lindid ja kuidas siis teised linnad saavad doteerida ja oma rahvale vastu tulla. Ja täna ütleme nii, et see meid ei huvita, kuidas ta ei huvita. Kui Elva teerime praegu sauna, meil on eelarves sauna dotatsioon sees. No kuhu me ta ehitame siis? Me praegu doteerime sauna nii inimesed. No see ei ole ju kallid inimesed, see on saun. Mis saun, see on nendi inimest mahuks lava peal. Tule, see saunas käin, sinna ma ütlen 8 inimest mahuks vähemalt. No aga kui inimene vihelda tahab, kui ütles inimene, et 4 keisi, ei ole võimalik rohkem vihelda seal. No, see on omal ajal päevalimike lehitada sinna lihtsalt, et veel kindralis ja ohvitseri vastu võtta, nüüd on ta äkki muutunud linnasaun. Mina ütlen, et see saun on tunduvalt parem kui enne. Saunateenuse kvaliteet on kordades parem kui siin. Kõik need ooteruumid, pesuruumid ja ma ei tea, aga mis siis rahvas linna peal nuriseb? Nurisetakse palju tähtsad. Mis puudutab, ma natuke tuletaks meelde, millest oli jutt, et siis kui saun kinni pandi, siis kindlasti ei olnud juttu sellest, et maja hakkab kokku kukkuma. Juttu oli sellest, et küttekolded kukuvad kokku ja nad on siiamaani täpselt sellises seisus, et nad kukuvadki kokku. Ja keskküttesüsteem oli ka praktiliselt olematu koos katlamajaga. Praegu ja kui me nüüd ütleme, et nüüd me saame noortekeskust teha, siis noortekeskuseks me saime taotleda see 32 000 eurot, mida me sauna jaoks kohe kindlasti poleks saanud, kuna saun poleks nende kriteeriumite alla läinud. Ja kui sa räägid, et kõigis Eesti linnades on saunad olemas, siis neid linnasid on üldiselt väga vähe, kus on saun olemas endiselt. Ja sama hästi võib tuua siin näiteid näiteks vist Väike-Maarjast ja kust veel, kus on tehtud MTÜ-del on olnud võimalus taotleda mingeid rahasid kuskil oma tegevuseks ja on saunad käima pandud, nii et praegu on pesemise võimalus inimestel olemas, buss viib tasuta tervisespordikeskusesse, toob sealt tasuta tagasi, et ma ei näe küll väga probleemi selles, et keegi jääks pesema ja linn doteerib seda. Kui keegi ütleb, et ta avab Elva linnas sauna, siis jah, loomulikult me võime seda dotatsiooni alati ümber tõsta, siis sellele saunale, mis hakatakse Elva linnas pakkuma. Nii, aga Marek. Mul on üks mõte ja üks ettepanek ja üks küsimus,
et ettepanek puudutab seda, teemist oli siin juttu nagu majade fassaadidest ja nende korda tegemist, et siin ega me päris ilma lahendusteta võib-olla ei pea jääma, kes mäletab siin aastaid tagasi, kui mina linnas töötasin, siis meil oli üks selline värvikampaania suur maalritöö Edgar Valterist inspireeritud, et siis linn toetas seda ja seal olid elanikud said värvikaardid linna poolt ja oli meil kokkulepped värvimüüjatega ja firmadega, et sai soodushindadega neid osta ja ma ei mäleta, kui palju neid korda sai, aga igal juhul see kampaania töötas. Et midagi sellist võiks proovida teha, et mõelda välja mingi skeem, et kuidas linn saaks ka, sest seal oli taga oli nagu mass, et teatud firmaga lepiti kokku, osteti sealt värvid ja sai nagu päris tuntavat soodust. Et mingeid selliseid asju tasuks nagu mõelda, et seda kuidagi soodustada. Aga küsimus puudutab hoopis teist teemat, et praegu on teatavasti ikkagi Eestis järjekordselt üleval haldusreformi teema ja keegi tea, kas sellest nüüd asja saab seekord või ei saa, aga igal juhul on välja pakutud siis seekord, et kui seda reformi üldse teha, siis nii-öelda tõmbekeskuste põhiselt ja hetkel ongi see tõmbekeskuste teema nagu nende tõmbekeskuste määramine, kus siis nagu tõmbekeskused on ja seda on siis küsitud ka kõikidelt maakondadelt, et võtaks siis ka maavanemad ja omavalitsuste liidud, võtaks üle Eestis nagu seisukohad ja regionaalminister siis koondab neid kokku. Ja Tartu maakonnas on muidugi meil selles mõttes teada, et meil on üks väga suur tõmbekeskus, Tartu linn, aga sellest ei piisa, et täna on tegelikult rindemas ka seisukoht, omavalitsuste liidu seisukoht, mis sisuliselt kopeerib seda 2001. aasta seisukohta, et Tartu maakonnas võiks olla üks omavalitsus, et üks suur vald Tartumaal, Tartu linn oleks nagu teine omavalitsus, et see on nagu selline väga äärmuslik lähenemine, et tegelikult on ikkagi ka kaalutakse märksa realistlikumaid variante ja meie oleme nagu kogu aeg elanud selles teadmises, et Elva on ikka selle meie regiooni keskus, et koos nagu lähivaldadega moodustab üldse tervik. Ja minu väide on see, et kui kusagil Tartumaal üldse mingit loogikat haldusreformi koha peal on, siis on see kindlasti siin Elva piirkonnas, seda Elva pluss lähivaldad. Aga hetkel on küll minemas selline seisukoht, kus see nagu ei ole päris hästi kajastatud, et tänase päeva seisuga oli ka veel näha, et seal on tehtud mingisuguseid erinevaid uurimusi, millest osa on päris ebaadekvaatsed ja osades uurimustes ettepanekutes on ka toodud välja, et maakonnas võiks keskusteks olla hoopis Alatskivi ja Kambja ja Rõngu ja Nõo ja Võnnu näiteks, eks ole. Et loomulikult on seal mainitud ka Elvat, aga sellesse viimase kirja ei ole Elva enam sisse saanud. Et seal on mainitud neid teisi väiksemaid keskusi, et võiks nagu nood regionaalsete keskustena välja arendada. Minu arvates nagu Võnnu ei ole küll mingisugune regionaalne keskus. Aga Elva on seda täitsa raudselt, et seal tuleks meil küll üsna selgelt selle eest nagu seista, et ei juhtuks niisugust asja, et nagu seal ühes uurimuses oli välja toodud, et Elva on sisuliselt Tartu eeslinn ja kogu lugu, et ta ei ole mingisugune regionaalne keskus. Laarele nii palju, täna hommikul oli Tartu Omavalitsuste Liidu juhatuse koosolekus osales tegelikult ainult 5 omavalitsusjuhti ja ma olin ka seal koosolekul. 2 tundi me arutasime seda kirja, mis nüüd mul eeski on maavanemale seisukoha määramiseks ja tegelikult Tartu Omavalitsuste Liit on ikkagi seisukohal, et selline jõumeetodil haldusreformi tegemine ei ole mõistlik ja ei ole mingit loogikat ei ole. Siin on need punktid ära toodud. Mis puudutab seda, et sa tegelikult said need kambed ja lõpuks välja, need ei ole mitte tõmbekeskused, vaid nad said lihtsalt, et on vaja tugevdada, toodi näiteid ja lõpuks jäi ainult see Võnnu sinna sisse, nagu Võnnu, et neid just seal Peipsi ääre, et seal päris tühjaks inimesed, ütleme üldse mingit elu toimus, oleks vaja ikkagi mingisuguseid keskusi natuke tugevdada. Ja Elva ja Võrtsjärve piirkonnas siis tuli sisse hariduse, turismi ja spordi poole koostöö, et ega sellist tegelikult laideti haldusreform maha, aga ütleme selline
kui sunniviisiline tuleb, siis jäi seisukoht ikkagi, et peaks omavalitsus. Ega kas see kiri nüüd midagi, see läheb nüüd maavanemale, kas see kiri siin midagi mõjutab või ei mõjuta, no ma kardan, et see pigem ei mõjuta. Aga jah, olin tänasel koguajal ja arutasin mida teha. Kui võtta tegelikult, et Elva on ju selge tõmbekeskus, kui meil Eeniksis juba on 700 töötajat ja mujalt käib 550 inimest, siis 550 inimesel on see töökohane oli ju selge tõmbekeskus. Teised asutused. No jah, meie seda tean, aga selles mõttes, et me peaksime sealt küll üsna jõuliselt nagu välja ütlema, et seal omas liidus sai ka kokku lepitud, et vajadusel pannakse sinna juurde ka mingid eriarvamused, kui kellelgi on. Et praeguses kirjapildis ei kajastu küll mitte kuskile, et Elva mingilgi määral mingi keskus. Et selles suhtes me võime seda naljana võtta, et need kirjad ei maksa midagi ja ükski asi ei maksa, aga pärast on nii, et kui meil täna ka ühtegi seisukohta esitatud ei ole paremat seisukohta, siis ühel hetkel võidakse nii öelda. Et võt lähtumegi sellest pildist, eks ole, ja ongi kogu lugu. Tegelikult on sul täitsa õigus, et seda peaks võimendama rohkem, et meil on need võimalused, mis erinevas valdkondades kõik on, et siia ümbruskond haldab, saab ja saab teenuseid siit, et seda võiks jõulisemalt tõesti. Tõmbekeskust Eesti ei ole ju tegelikult ka ära otsustatud. See on 48-50 omavalitsust sügisel vastas, et nad pooldavad seda, ülejäänud ligi 200 ei vastanud, aga see ei tähenda seda, et see tõmbekeskust Eesti nüüd tuleb. Me ei räägi seda, mis meie valitsuse seisukohta, siis mina ütlen, et valitsus on igal juhul sellise sundreformi, haldusreformi vastu. Kui omavalitsused oma vabatahtlikult tahavad ühineda, siis see on väga loomulik ühinemine ja jah, palun räägime. Jah, et see, kui meie Eesti poliitikas on tikku nii, et kui üks asi öeldakse välja ja see ei tööta, siis see ei tähenda seda, et see lükatakse nurka, see hakatakse vaikselt ketrama ja aasta paari pärast tehakse ära. Et seesama siin, et täna mingid tõmbekeskuste ideed, et need ei tööta, kindlasti varem hiljem tehakse lihtsalt ära. Miks ma sõna võtsin on see, et me peame endast rohkem röökima ja rohkem oskama müüa, et meil on väga palju üritusi ja need kõik jäävad Elva sisesteks, et me paneme selle oma kohalikku lehte ja võib-olla ka mõne turba juurde, siis mina olen seda vähe, et ma olen pingsalt jälgi Postimeest ja telereklaame kõike, me ei ole kuskil sees. Postimees on kõikides, kõik reklaamid on läbi Postimehe, kõik. Memmetaadi laulud oli? Memmetaad oli ka. Oli? Segakool oli? Absoluutselt. Iga meesselgi artikkel. Kõik. Pressikad olid sees, suured plakad olid sees, vaata eelarvetes. Kõva ma räägin lõpuni, see, et reklaamidega meie üritustest, aga see, mida me oleme teinud ja saavutanud, miks me ei kajasta seda endast väljapoole, pärast me kurdame, et me teeme, aga me oleme passiivsed. Me teeme praegu siia ilusat spordiplatsi, Jõlepallu või seda skateparki. Linnarahvas ei tea, mis siia tuleb. Kõik helistavad, mis tuleb, nüüd nõutakse muru ära nii edasi. See võiks olla lehtedes klipid järjest, mida me teeme, kus kohas teeme. Me ei oska ennast müüa ja niimoodi me jäämegi enne, ütleme, see moment, kui toimub mingi tõmbekeskuste koordineerimine või valik, siis selgub, et Elva te pole kunagi tindi olnud, mis keskust olla tahab. Me ei räägi siin 600 Eenikse kohas, see on töökoht, keskmise palgaga ja alla Eesti keskmise, see, et siin on 600 töökohta, see ei tule tõmbekeskuste. Pigem on meie endi müük, kõik, mida me teeme, kõik peaks panema nii suuri keelarvugi, kui vähem saab. Jah. Et meil on olemas inimene, mis on, kuidas tema nimi oli, avalike suhete spetsialist, ta oli kuidagi niimoodi see nimetus. Aga minu arust see oleks täiesti rida, millega tema peaks tegelema, see, et kui tõmbekeskuste jutust on meid eemale jäetud, tema peaks rääkima, samamoodi need ehitused meil kõik, aga ma nagu Elva Postipoisist ega kuskil ei ole lugenud selle
väga vähe olen üldiselt lugenud, mitte kuskil, aga temapoolseid artikleid, kommentaare just avalikkusega rahvaga suhtlemisel. Hästi vähe olen. Nüüd räägitud ikka mitmes spordilehes. Mida? Ega selles mõttes, et kui üks asi, ma siin nagu Aini mõtet ei jaga, et näiteks Keitpargi ehitus peaks kuskil Postimehes kajastatud olema, et okei, kui ta valmis saab, siis ta peaks küll kuskil kajastatud olema. Elva postipoisis on Keitpargi ehitusest päris mitu korda räägitud, esimest korda siis, kui teda veel ehitama polnud hakatud, et kui inimesed seda ei loe, siis... Ma ei pea silmaselt neid etleksin, et sina ütlesid ja mina ütlesin. Ma mõtlen seda, et kui ma ostan endale uue lipsu või pintsaku, siis ma tahan, et seda pannaks tähele. Täpselt sama iga asjaga, mis lind siia teeb, et mul tähele uus. Aga me teeme ära ja siis on kuidagi ainuki, kus tele taga oli. Ma tulin Vassivina laat oli nädalavahetusel. Seda promati nii teles, Tartus suurte listide peal, ekraani peal. Me tegime endale aastapäeva laadad ja kõik otsa ja tegelikult ise teadsime. Kurb oli see, et seene avamisest, kas seda oli kuskil kirjas? Postimehes või? Milles oli? Metsakontserdid on kõik ERR-ides. Aga ma oma lõpetaks ära, et oli tegelikult pooleli, et tegelikult avaliku suhete nõunik olulisemate asjade kohta saadab kogu aeg välja pressiteateid. Mõni neist on ka üles korjatud, aga teatavasti kõigi pressiteateid press alati üles ei korja. Et ega ta paljuski ja paljudest pressiteatetest on tulnud ka näiteks Postimehes need mingid väiksed ääreveeru viisid seal, mida võib-olla alati lugedes ei panegi tähele, aga suuri artikleid üleriigilistesse lehtedesse saada, see teatavasti väga lihtne ei ole ja kohaliku olu jaoks tundub, et on väga oluline sündmus, aga suure pressi jaoks ei tundu oluline. Paraku nii ta on. Mina väidan, et me müüme ennast halvasti, sina väidan, et me müüme piisavalt. Ei, ma väidan, et alati võib saab paremini. Loomulikult, jah. Nii, Fred. Ma tuleks Saari tõstatatud teema juurde korraks tagasi veel, et need haldusreformi erinevad projekte ja variante on päris palju viimastel aastatel tinglenud ja selge on see, et ükskord see nagunii ära tehakse. Ma arvan, et Taarel oli tegelikult sama küsimus, et kas Elval on nagu mingi oma välja töötatud projekt, kuidas Elva sellesse haldusreformi suhestub, kas Elva on regionaalne keskus ja kas seda on promotatud ümberkaudsetele omavalitsustele, omavalitsusliidus, valitsusel kustumine. Haldusreformi käsitluse juures, mis on jälle välja pakutud ja mis on sisuliselt uute joonte tõmbamine kaartide peale. Antud juhul ei ole keegi suutnud mulle öelda ja ma ei ole suutnud ise ka välja mõelda, mida Elva ümbuskonna valdadega liitumisest sellise haldusreformi puhul kasu saaks. Seega ei ole Elva kunagi ennast väljagi öelnud, et ta tahab keskus olla. Ei, kui tõmbekeskuste variandiks läheb, siis loomulikult me tahame tõmbekeskus olla ja varatamatult me selleks ka ilmselt jääme. Aga see ei lahenda haldusküsimusi sellisel kujul haldusreform, nagu praegu seda planeeritakse. Teatavasti olid siin ju meil ühiskoolituses ümberkaudselt omavalitsustega ja seal oli, kui me vallajuhtide, omastjuhtide tasemel seal vesteldud, siis oli selge, et Elva on tõmbekeskuseks ümberkaudsetele valdadele. Aga seda haldusreformi ei ole mitte viimased aastad tehtud, vaid see on aastast 2000, kui Tarmo Loodus oli siseminister, käis tõde kuulutamas ja joonistusi kaarte ja need kaartid on 13 aastat joonistatud. Ilmselt peale oktoobrikuud see pannakse valitsuse kaevi alla, et siis pole piisavalt sellest rääkida. Triinu oli ennem tegelikult. Aga sellega nüüd väga konkreetsed asjad toimuvad, et kooli võrgu korrastamine juba tähendab seda, et hakkavad ühed vallad seda teenust pakkuma. Haridusteenust teist kaotatakse ära, näiteks Rannust on kaotatud ära gümnaasiumis. Kui see küsimus nüüd siin oli üleval, siis oli juttu sellest, et Rannust ei ole head bussiliiklust. See on ka nagu meie enda teha, enda kokku leppida põhimõtteliselt. Sest et kui ma nüüd õigesti peast ütlen, et Elva gümnaasiumis on 580 õpilast haridusministeerium on öelnud, et see jätkusuutlik
jätkusuutlikuks piiriks ta peab 250 tunnist. See garanteerib nagu nendele õpetajate komplektile nagu selle koormuse, täiskoormuse. Kui seda läheb vähemaks, siis hakkab tekkima üha rohkem seda probleemi, et ei ole olnud täiskoormust õpetajatele. Sellepärast peab nagu nende asjadest võitlema. Selles valdkonnas juba see reform tegelikult sisuliselt elu käib, mis seda reformi tungivalt hakkab nõudma teatud ajal. Nüüd puudub hariduse nii-öelda Elva gümnaasiumi saatusesse, siis 3 nädalat tagasi saime linnavalitsuse esindajad, koolijuhtkond kokku, hoolekogu ja hariduskomisjoni esimees saime kokku haridusministeeriumi asekantsler Kalle Kütmisega ja tema meeskonnaga ja me arutasime Elva gümnaasiumi tulevikuteemadel ja võimalikest investeeringutest, siis tegelikult Kalle Kütmis ei olnudki nagu selgelt sõnumit, et väga palju sõltub sellest, millise redaktsiooni võetakse vastu põhikooli gümnaasiumi seadus. Sellest sõltub nende investeeringute eraldamine gümnaasiumitele. Ega me ei ole nagu siin jäigad, et me seda torukoolist hoiame 10 kinni, kui on vaja, teeme puhta gümnaasiumi, üks variant oli, et teeme proogümnaasiumi 7–12, et need variandid on kõik õhus, aga meil ei ole mõtet lahmida, kui me ei tea, mis tulevik toob, mis seadus on, ütleme. Meil ei ole mõtet teha puhast gümnaasiumi praegu, puhast või proogümnaasiumi näiteks, kui me ei tea, mida tulevik toob. See on, ei tea riik ise ka, mis uus hariduse poliitika läheb, kuidas need rahastamised hakkavad kujunema. Aga me oleme nagu nende teemade ministeeriumi tasemel ikka mitte uuesti rääkida. Nii, Reino veel. Haldusreformist on tehtud mingi väga suur imeasi praegu, et kui me selle ära teeme, hakkame tohutult hästi järsku elama. Ma arvan, et klub ja kõlbab enne valimisi ja ajada seda juttu, sest kuhu me hakkame minema tagasi. Me hakkame tagasi minema sellele, et koolid tekivad uuesti väikesed koolid, haiglaid hakkab väikseid tekkima ja vaata sideasutusi kõik hakkavad tagasi tekkima, sest me viime ääremaadesse elu ära, aga nüüd mõtleme, tolitame selle rahvast jälle, kui me ühineme, teeme ühe suure kolhoosi, et kui hästi hakkame elama, ei hakka. Ma ei usu seda ja ma kunagi olen hästi pessimistlikult suhtunud ja see haldusreform on ainult kellegi promomise asi. Kui regionaalminister ütleb, et haldusreform on selleks vajalik, et maapiirkonnad jookseb inimesed tühjaks, siis see on täielik bluff. Ütleme nii, et praegu on Eesti Vabariigis elanike arv kasvab Tallinnas, Tallinna lähiümbruse vallad ja Tartu ümbruse vallad, Tartu linn ka kahaneb. Üle linnad kahanevad kõik, Pärnud, Viljandid, Haapsalud, kes rohkem, kes vähem. See, et haldusreform on nüüd üks suur imeloom, imepääst, see ongi, nii nagu Rein ütleb, see on... Kuulge, aga härrased, äkki läheks edasi oma tähtsamate otsustega ja pärast viimane punkt me saame rääkida veel tundide viisi, kuidas see oleks nagu. Et hakkaks siis nagu minema nende teemade juurde, mis vajab volikogu otsuseid.